Tere tulemast! Täna selgitame lahti, kuidas Nõukogude valitsemissüsteem siin Eestis tegelikult toimis. Mis olid need mehhanismid, mis hoidsid seda aastakümneid püsti? Vaatamegi lähemalt, mis oli selle süsteemi tegelik tuum. Ja see küsimus tappabki otse naelapea pihta. See ongi kogu loo keskne teema. Süsteem, kus tegelikud otsused ei sündinud Eestis, vaid kaugel pealinnas. Ühesõnaga, totaalne kontroll, mida juhtiti otse Moskvast. Okei, lähme nüüd asja juurde. Kui Punaarmee 1944. aastal tagasi tuli, taastati siin Nõukogude võim ja paberil tundus kõik justkui korrektne. Olid erinevad võimuorganid ja nii edasi. Aga tegelikkuses kondus kogu reaalne võim ühte ja ainusse kohta. Ja siin see ongi. Eestimaa kommunistlik partei. See ongi kogu asja konks. EKP polnud mingi iseseisev Eesti partei. Ei, see oli puhtalt Moskva käepikendus. Kõik juhised, poliitikad, käsud, kõik tuli sealt. EKP ülesanne oli need siin lihtsalt ellu viia. Ja kui sa sellest aru saad aru kogu süsteemi loogikast. Hea küll, aga liigume edasi. Kuidas see võimupüramiid siis päriselt välja nägi? Siin ongi oluline teha vahet sellel, mis oli ametlikult paberil ja sellel, mis toimus tegelikult. Ja see viibki meid põhiküsimuseni, eks ole. Kes siis tegelikult otsustas? Kas need olid need kohalikud juhid, keda telekas näidati, või oli keegi teine, kes lava taga niite tõmbas? Siin on see erinevus mustvalgel näha. Ametlikult oli meil justkui oma parlament, Eesti NSV Ülemnõukogu, aga tegelikkuses tehti kõik olulised otsused hoopis EKP-s ja nemad, nagu me juba teame, täitsid lihtsalt Moskvast tulnud käske. Nii et kogu see kohalik valitsemine oli tegelikult puhas fassaad. Ja valimised? Kuidas siis inimesed oma esindajaid valisid? Tegelikult ei valinudki. Jah, valimised toimusid, aga need olid pigem selline rituaal, etendus. Sul oli üks kandidaat, kes oli juba ette ära kinnitatud ja sa said tema poolt hääletada. Mingit reaalset valikut või demokraatiat siin muidugi polnud. Aga süsteem koosneb ju inimestes. Ja kuigi need raamid olid väga jäigad, siis need juhid, kes Moskva tahet ellu viisid, olid ikkagi erinevad. Nende stiil ja lähenemine ajas muutusid. See ajajoon räägib tegelikult oma loo. Kõigepealt oli meil 40ndatel Nikolai Karotam, kes vähemalt üritas natukenegi kohalikke olusid arrespada ja sai selle eest muidugi kohe vastu päid ja jalgu. Siis tuli Johannes Käbin, kes oli täielik poliitiline meister. Ta suutis aastakümneid laveerida Moskva nõudmiste ja kohaliku reaalsuse vahel. Ja lõpuks Karl Vaino, vankumatu Moskva liini ajaja, kellega algas uus karm venestamislaine. Nii et näete, see joon liigub üheselt ühes suunas, aina rangema Moskva kontrolli poole. Aga see poliitiline kontroll polnud ju lihtsalt mingi teooria paberil. Selle taga oli väga reaalne ja karm jõud. Ja siin tulebki mängu KGB, Riikliku Julgeolekukomitee. Põhimõtteliselt riigi silmad ja kõrvad, mis ulatusid absoluutselt igale poole. Nende töö oli igasugune vastupanu juba eos maha suruda. Ja see polnud ainult agentide töö. Süsteem sundis ja hirmutas tavalisi inimesi, naabreid, kolleege, üksteise kohta teavet andma. See oli hirm, mis imbus kõikjale. 1665. Mis see number on? See ei ole niisama suvaline arv. See on Nõukogude sõjaväeobjektide arv Eestis 1991 aastaks. Kujutage ette, üle 1500 baasi, lennuvälja, polügooni. See oli massiivne sõjaline okupatsioon, mida sa nägid ja tundsid igal sammul. Ja see oli kohalikele elanikele tohutu koorem. Okei, aga kontroll ei piirdunud ainult poliitika ja julgeolekuga. Sama raudse haardega võeti ette ka kogu majandus. Ja see tähendas vana sõjaeelse süsteemi täielikku ja süstemaatilist lammutamist. Ja see käis põhimõtteliselt nagu õpikust võtud plaani järgi. Esiteks, eraomand nulli. Kõik, mis oli era, muutus riigi omaks. Teiseks, sundindustrialiseerimine. Ehitati hiiglaslikke tehaseid, tihti arvestamata, kas see siia üldse sobib või kas ressursse on. Ja kolmandaks, see kõige valusam löök maaelule, kollektiviseerimine. Talud võeti era ja inimesed aiti kolhoosidesse. See oli vana elukorralduse sihiline hävitamine. Ja mis selle kõige tulemus oli? Vaadake neid numbreid. Inimesed suruti lihtsalt massiliselt maalt linna. Ja see polnud ainult sisemine liikumine. Uute tehaste jaoks toodi sisse tohutult töölisi mujalt Nõukogude Liidust, mis muutis Eesti demograafilist pilti jäädavalt. Nii, võtame nüüd korraks kokku. Millest see süsteem siis tegelikult koosseis? Mis olid need alustalad? Sellel süsteemil oli mitu, tugisammast. Kõige alus oli muidu partei, mis oli täielikult Moskva kontrolli all. Siis oli see fassaad, see näiline oma valitsus.
Loomulikult KGB, millest silm ja kõrv ulatusid kõikjale, ja muidugi see tohutu sõjavägi meie maal. Ning kõigele lisaks majanduse ja kogu ühiskonna jõhker ümberkujundamine. Kõik see kokku hoidiski süsteemi püsti. Ja siia me jõuamegi. See totaalsele kontrollile ehitatud süsteem on küll kadunud, aga selle vari, see on pikk. Selle mõjud ühiskonnas, majanduses, isegi meie mõtlemises on tuntavad tänaseni. Ja see ongi ehk see kõige olulisem küsimus, kuidas see pärand meid siiani mõjutab. Selle üle tasub mõelda.